Ketlin, kas sul mees on? Ma ütlesin, et on. Kas sa oled abielus? Ma ütlesin, et ei ole abielus. Ja siis ta vaatab mulle otsa ja ütleb, et aga sa tead ju, et nüüd sinu suhe sinu mehega muutub. Et oli ilus, tore oli seal Kristeli podcastis rääkida, kuidas ma oma kuninga olen leidnud. Aga et ju see siis nüüd läheb metsa. See suhe ei läinud metsa, vaid see suhe purjetas hoopis kuu aja pärast sellisesse kohta, et ma olen täna kihlatud selle sama mehega. Ma otsustasin ühel hommikul ärgates, et aitab Helina, aitab sellest ohvrirollist. On aeg olla õnnelik, on aeg muuta midagi ja minu esimene muudatus oli see, et ma hakkasin uuesti kehaliselt aktiivne olema. Ja sealt väikeste sammudega liikus kõik sammu paika ja ma võin siiralt öelda, et see oli otsus. Ja seda ma tahan ka sulle öelda, et tegelikult õnnelikkus on otsus. Sa ei saa mitte kunagi teha õnnelikuks inimest, kes on otsustanud olla õnnet. See ei ole häbi, see on ühesõnaga ta on ühiskonna poolt stigmatiseeritud täielikult see haigus, igasugune sõltuvus ja inimesed peidavad seda ja ei tunnista. See, et jälgida iseennast, kus ma praegu olen. Et kas ma lähen kellegiga kaasa, kas ma rändan kuskil minevikus või tulevikus ja tuua tegelikult ennast praegusse hetkesse. Et mina igapäevaselt näiteks väga konkreetselt jälgin iseennast. Et kui keegi on minu juures mingite emotsioonidega, me läheme ju eriti empaatilised inimesed, me läheme teise inimesega kaasa, jube lihtne on meid nagu nii-öelda rivist välja lüüa, siis see iseenda taipamise kohta, et oot. Ma olen praegu siin, ma olen selles hetkes, kas see tunne ja see emotsioon, mis just uksest sisse astus, kas see on minu oma? Sest nagu öeldakse ja nagu on targad juba ammu öelnud, et kes on oma alateadvuse peremees, see on oma tervise peremees. Aloha imelised seiklejad, vaatajad, kuulajad teisel pool ekraani. Minu nimi Kristarra Laksmi Titton, tulemas eetrisse imelisest San Diegost, Californiast. Ja ma kutsun ennast uue aja coachiks, usun, et meis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need avame, saame hakata elama oma unistuste elu iseenda tingimustel. Ja tere tulemas sellesse imelisse aega, kus me siis täna oleme tähistamas aasta aega Aarete seiklused podcastiga. See on olnud võrratu aeg, võrratu kasvamisaeg nii mulle kui saatekülalistele ja kõigile saate kuulajatele ja fännidele ja ka vaatajatele, kuna meie podcast on olemas siis ka visuaalses vormis YouTube'is saadaval. Ja selle aja jooksul oleme siis saanud üles laadida 27 siis episoodi tänase päevaga ja külas on meil käinud siis 14 esinejat ja iga siis osalejaga on ka üles tulnud uus kingitus. Kingitused te leiate alati siis iga episoodi siis Podbeani märkmetest alt väikese kingituste siis lehega, mille saab kätte siis alati, kui te jätate oma väikese siis e-maili. Ja meil on olnud väga põnevad siis ka edetabeli külalised, siis, kes on siin suuri saavutusi teinud ja täna on teil päris mitme nendega võimalus ka kohtuda personaalsemalt. Meil on siis olemas imeline Helina Kalda, kes on siis teadlik mina, siis kogukonna siin juht. Meil on olemas Andres Põhjala, meil on olemas Riina Raudsik, Ketlin Villem Ingel ja Marika Müü-Laid. Et kõik nemad on olnud siin suured tegijad ja pärast jõuame ka täpsemalt, et mis vägitegudega nad hakkama said. Aga nüüd enne kui me sukeldume siis iga esineja, külalisesineja väikeste teemade, küsimuste, võimalusteni, on mul väike harmoniseerimise harjutus. See on harjutus, mida nüüd me teeme alati enne podcasti lindistamist kõikide külalistega, aga täna, kuna ka fännid on meil külalised siin olemas, saate te kõik seda siis harjutada. Ja see on väga lihtne, selleks on siis hea, et sa korraks siis paned oma silmad kinni ja hakkad hingama sügavalt sisse ja välja. Ja hingates sisse, hinga sisse ja kujutad ette, et sa annad oma nüüd energiatele märguande. Kõik energiat, sinu energiat, kes on siis kus iganes laiali, sa tõmbad ja kutsud nad tagasi koju.
aga sinu keha ümber on selline ilus puhastav filter, et kui sinu energiat on saanud mustaks või räpaseks või mis iganes ära määrdunud, siis kõik see mustus langeb selle filtri ette maha. Nii et sinu sisse tuleb tagasi täielikult puhas energia, sinu enda vaimenergia. Ja hingates välja, sa saadad tagasi kõik selle energia, mis ei kuulu sulle ja see läheb täpselt sinna, kus ta tuli, täpselt sellisel kujul, nagu ta tuli. Seda me ei puhasta, iga inimene peaks ise sellega tegelema. Ja hinga 2-3 korda veel selle teadlikkusega, et see on väga lihtne, väike energeetiline harjutus, mida sa saad teha iga kell, ei võta sult tükki küljest ära, kui siis mõned kalorid võib-olla hingamisega kaotad ja väga lihtne ennast siis kohale tuua väike harjutus. Sügavalt sisse, tõmbad ennast tagasi läbi puhastava filtri ja hingates välja saadad tagasi selle, mis sulle ei kuulu. See energia ise teab, kus ta siis minema peab. Ja järgnevalt kujuta ette, et sinu jalad lähevad nüüd juurtena maapõue, täpselt nii sügavale, kui sul täna vaja on. Võib-olla see on 5 sentimeetrit, võib-olla see on 5 kilomeetrit, võib-olla see on 50 kilomeetrit, võib-olla see läheb täiesti maapõue keskele, võib-olla see läheb teiselt poole välja, tunneta, mis sinul täna vaja on. Ja samas venid see selliseks hästi suureks, pikaks olevuseks, nii et su pea läheb taevasse. Ja sinust saab selline suur pikk, kas Kalevipoeg või Linda ja sa oled ühenduses isakese taeva ja makise maaga, kõige sellega, mis sinna vahele jääb, meie esivanemad, meie teejuhid, kõik energiat, kes on täna siin olemas, et toetada seda imelist seiklust kõik koos. Ja kõik need energiat, mis ei toeta seda, mis on siis kaikad meie kodarates, mis iganes, me palume nendel energiatel täna lahkuda ja kutsuda siia aega ruumi siis ainult need energiat, mis toetavad, on olemas ja soovivad siis panustada imelist siis toimetamist, mis meil täna siin ja seda koosloomist, mida me oleme siia tulnud tegema. Ja sul on nüüd võimalus võtta üks hetk, ma olen hetke vaikselt, et tunnetada, mis on sinu taotlus täna sellel sündmusel olemisel ja mis see taotlus sinu siis, kas ta tuleb sõnana, kas ta tuleb sul lausena. Võta see hetk, et lihtsalt vastu võtta see taotlus. Taotlus on siis see, et me anname sellele energiale suuna, kas ja kuidas sa soovid, et tänane sündmus sinu jaoks siis toimiks. Ja sul on võimalus siis panna see kas sõnalisse vormi või lihtsalt võtta ta vastu kas pildina või sõnana ja võta nüüd see hetk aega, mis on see sinu taotlus tänaseks sündmuseks siin ja praegu. Ja minu taotluseks on siis olla teie väikeseks teejuhiks ja ruumihoidjaks koos siis kõigi teiega, kes te siin olete, erilise suure siis tänuga Kärt Repnaule, kes on täna meil abiline toetaja, kõigile külalisesinejatele Helina Kalda, imeline Andres Põhjala, Ketlin Ingel-Villem ja Marika Milaid ja Riina Raudsik ja tänud kõigile, kes on siis olemas ka kuulaja-vaataja rollis. Ilma teieta ei oleks see kogemus see, et suur tänu sulle, et oled võtnud selle aja. Ja nüüd tunnete ka tänulikkust, et sa oled võtnud selle aja ise täna siia tulla, panustada, olla osa selles koosloomises ja et sa oled selles ajas ja ruumis, et sul on valitud siis olla selles templis kehas siinsel planeedil ja sa oled tulnud kaaslooma seda imelist kogemust siin ja praegu. Nii, ja siis vaikselt selles tugevas energias, tugeva toetusega võid tulla tagasi, silmad lahti teha. Imeline Helina Kalda on meil olemas. Tere tulemast, imeline Helina Kalda. Tere ka minu poolt, mul on hästi hea meel, et sa kutsusid mind uuesti siia. Ja tegelikult ma alustangi kohe selle küsimusega, et kui aus sa oled endaga ja kas sa üldse oled endaga aus. Et kõik see, mida ma täna räägin, 3 teemat, et kui aus sa oled enda vastu, siis selles, kuidas baasvundament mõjutab siis sinu nii vaimset kui füüsilist tervist,
kui ka kuidas jõuda siis õnneni enda sees. Et need kõik 3 teemat on olnud minu jaoks hingeliselt hästi olulised teemad. Ma olen jõudnud kõiki nende teemadeni läbi enda läbipõlemiste, katsetamiste, läbi enda teekonna. Ja ma üha enam tunnen, et minu kliendid, patsiendid, keda ma siis igapäevaselt füsioterapeudina kas siis peavalukliinikus või neuroloogia valdkonnas nõustan, et ka nendel on väga paljudel samasugused plokid olnud, mis siis kas minul on olnud või et need teemad on lihtsalt väga-väga nagu süvitsi minevad. Ja nendest teemadest võiks muidugi rääkida tunde ja tunde, et see 10 minutit ei ole ilmselgelt piisav, aga lihtsalt pinnapealselt. Ehk siis ma küsin uuesti, kui aus sa oled endaga? Kas sa oled enda vastu aus? Kas sa tunned, et iga kord, kui inimene keegi kutsub sind külla ja sa ütled jah, kas see on südamest jah? Või sa lähed vastuollu endaga? Kas sa julged endale tunnistada, et jah, see töö ei ole näiteks minu jaoks kõige õigem? Või näiteks ma tahaksin tegelikult sellisest väga mainekast töökohast, väga hea tasuvast töökohast ära tulla, sest see lihtsalt hingeliselt ei lähe minuga kooskõlla. Kas sa julged endale tunnistada mingil hetkel, kui sa oled väsinud? Kas sa julged küsida abi, kui sa tunned, et nüüd ma olen väsinud mõrtma emana, isana, mis iganes, vajan abi? Kas sa oled endaga aus? Ehk siis ma näen seda, miks ma räägin sellest nii nagu põhjalikult on see, et minu patsiendid, ma näen, et väga paljud migreenikud, peavalutajad on väga erinevate taustadega, aga üks ühine omadus neil tihtipeale on, et nad sõidavad buldooserina enda elust lihtsalt üle ja ennekõike endast üle. Ehk siis, kui ma küsin nende käest ka baasvundamendi kohta, kuidas on stressitase, kuidas on tööl, kuidas kõik need vaimsed teemad on, siis nad ütlevad, et mis asjaga, see ei ole ju võimalik. Muidugi mulle ei meeldi mu töö, aga see ei ole ju võimalik, et mulle peaks meeldima. Ma pean seda tegema töö pärast, ma pean seda tegema laste pärast, mul on see. Ja minnakse hästi suurde vastuollu endaga ja see stressitase tõuseb nii tugevalt, et ilmselgelt seal on varem või hiljem on siis pingetüüpi peavalud või migreeni episoodid on lihtsalt varmad tulema. Ja sellepärast ma tahangi rääkida sinuga täna ka sellest baasvundamendist ja baasvundament, et kui sa kohe oled siin, siis pane endale kirja paberi peale 0-10, kuidas sa hindad, kuidas on sinu unekvaliteet. See on selline subjektiivne, ega sa täpselt ei teagi, aga kui ma ütlen sulle unekvaliteet, siis mis number 0-10 tuleb sul pähe? Sama on vee tarvitamise kohta, et kui palju sa veed tarvitad, ma tean, et Riina Raudsik räägib hästi palju sellest vee tarvitamisest ja missugune on see õige vesi. Nii et kindlasti ma soovitan tema loenguid ja tema kõiksuguseid uurimustöid ka lugeda, et see on väga-väga põhjapanev. Siis toitumine, kuidas sul on toitumisega lood, kui regulaarne see on, kui tervislik see on. Ja kuidas on kehalise aktiivsusega sul lood 0-10? Kuidas sinu stressitase on? Kuidas sa hindad hetkeseisus? Kas see ühisväljas olev stressitase, mis hetkel nagu kõiki mõjutab, paneb meid sellisesse seisu, kus me ei ole kunagi varem olnud? Kuidas sa tunned, kuidas sa lased ka enda sisse? Kas sa oled õnnelik seejuures või sa lased ennast väga palju välismaailmast mõjutada? Kuidas on sinu sotsiaalvõrgustik? Öeldakse, et 5 kõige sinu lähedasemat inimest määravad ära, missugune inimene sina ise oled. Ja vaata enda ümbritsevaid inimesi, kas nad on toetavad, kas nad on sind tõstvad, kas nad on sind motiveerivad, inspireerivad inimesed. Või sa tunned, et pigem lähevad ka vastuollu, et sa tegelikult tunned, et sa pead ennast õigustama selles keskkonnas kogu aeg. Et sa lähed nagu enda emotsioonide, enda tõekspidamistega kogu aeg vastuollu, kui sa suhtled inimestega, ka töökaaslased. Et see on nii oluline ja jällegi energia, 7. asi baasvundamendist, energia. Sa tunned ennast hommikul kohe ärgates energiliselt, kas sa oled valmis vastu võtma seda elu, mis sind ootab, või sa pigem tunned, et andke mulle see tass kohvi ja siis alles saab hommik alata. Kuidas sa tunned, et sinu energiatase hetkel on ja kuidas see võiks olla? Ja miks ma räägin nendest jällegi on see, et 4 aastat tagasi ma ise sain aru, kui oluline on see baasvundament minu enda jaoks. 2017 aasta, 1 nädala jooksul veebruarikuus ma kaotasin 3 olulist lähedast inimest enda elus. 1 oli minu vanaema, minu ema ja 2 olid siis minu kõhubeebid, kaksikud. Ja sel hetkel kukkus minu jaoks mingi hetk nagu maailm kokku. Mul kadus motivatsioon, ma olen hästi sportlik inimene
3. eluaastast alates ma olen teinud sporti, mul on väga tervislik toitumine minu veres olnud. Sellest hetkest kukkus minu sotsiaalvõrgustik kokku. Minu ema, kes leinas, minu abikaasa, kes leinas meie lapsi. Minu kehaline aktiivsus oli olematu. Minu toitumine oli väga metsas. Mul ei olnud motivatsiooni tegeleda oma baasvundamendiga. Ja järgmised 2 kuud ma olin sellises hallis alas. Ma arvaks, et kui see oleks edasi kestnud, siis ma oleksin võinud arvatavasti langeda depressiooni. Aga jõudes selle 3. teema juurde, millest ma tahan rääkida, on õnnelikkus sinu sees. On see, et ma otsustasin ühel hommikul ärgates, et aitab Helina, aitab sellest ohvrirollist. On aeg olla õnnelik, on aeg muuta midagi ja minu esimene muudatus oli see, et ma hakkasin uuesti kehaliselt aktiivne olema. Ja sealt väikeste sammudega liikus kõik ka muu paika ja ma võin siiralt öelda, et see oli otsus. Ja seda ma tahan ka sulle öelda, et tegelikult õnnelikkus on otsus. Sa ei saa mitte kunagi teha õnnelikuks inimest, kes on otsustanud olla õnnetu. Ega täpselt samamoodi sa ei saa mitte kunagi teha vulgaarselt, teha õnnetuks inimest, kes on otsustanud olla õnnelik, sisimas õnnelik. Ja õnneseisund ei ole mingisugune eufooria seisund. Et me tihtipeale arvame, et ma olen õnnelik sellepärast, et ma olen õnnelik siis, kui ma saavutan mingisuguse asja. See tegelikult ei ole nii. Õnneseisund on seisund, mis on sinu sees. Ka siis, kui sul on rasked hetked, ka siis, kui sul on kergemad hetked, see on seisund ja see on valik. Ja ma tahan siin inspireerida kõiki, et see on võimalik sulle ka siis, kui sa tunned, et võib-olla hetkel ei ole see sinu jaoks kätte saadav või et sa arvad, et näiteks, ma ei tea, 5 kilogrammi alla võttes, siis on maailm tunduvalt teistsugune. No ei ole. Selles mõttes, et see võib nagu hetkega kaduda ja hetkega tulla, kui sa ei ole enda jaoks otsust teinud. Ja mida ma veel tahaksin öelda, on see, et mulle tundub, et üha enam inimesed räägivad sellest, kuidas on vaja tööd teha. Meeletult on vaja tööd teha. Nii suhetega on vaja tööd teha, emana on vaja tööd teha. Ja seda enne kõike ma võin rääkida lihtsalt sellest aspektist jällegi, et ma olen ülimalt tänulik ja minu meelest see tänulikkus on selle õnne üks komponentidest. Ma olen ülimalt tänulik, et mul on nüüd 3-aastane laps, terve, õnnelik, täiuslik. Tänu sellele, et mul juhtus 4 aastat tagasi olema selline raskem periood, ma oskasin olla tänulik selle õnneliku ja hea ja tervisliku raseduse eest, mis mul oli siis oma pojaga, selle sünnituse ja nüüd selle 3 imelise kooskasvamise eluaastaid. Et see tänulikkus, igapäevane tänulikkus ja mitte lihtsalt see tänulikkus, et ma olen tänulik oma maja eest, vaid nagu see reaalne, see tunnetamine, et sa oledki päriselt tänulik selle otsuse, selle elu eest, mis sinu sees on. Ja igas päevas võta valik endale õnn luua, et mitte keegi teine meie elus ei loo seda õnne. Me ise peame looma iga päev seda õnne ja see ei ole töö tegemine. Et see kindlasti me kõik, ma olen täitsa kindel, et me kõik tegelikult tahame elus suhteliselt sarnased asju. Me tahame olla õnnelikud, me tahame olla terved, tervislikud, võimalikult pika elu aja vältel. Me tahame olla külluslikus suhtes nii endaga, tegelikult üleüldiselt võttes kokku, me tahame külluslikku elu. Igal inimesel see võib olla natuke erinev, mis need komponendid elus on, aga üleüldiselt me tahame suhteliselt sarnaseid asju. Ja ma tahaksingi seda sulle rõhutada, et mis on siis sinu õnnevalem? Mis on sinu jaoks see õnnevalem, mida sa saaksid iga päev enda jaoks teha? On see tänulikkus, on see väikeste mingisuguste heategevuste tegemine, mis on see, mis tekitab sinu sees siirast õnne, püsivat õnnetunnet. Ja ma ütleks veel sellist asja, et selgus on kergus. Mida selgemad on sinu visioonid, mida selgem on sinu soov siin elus, mida selgem on sinu siht, motivatsioon, inspiratsioon, seda kergem see elu on. Et ma arvan, et me kõik tegelikult teame, et elu on kerge, et me ei pea olema sellise tammsaareliku suhtumisega, et tee tööd ja näe vaeva, sest tuleb armastus, sest me kõik teame, et seda ei tule. Et milline näed siis sinu unistust elu tegelikult ette ja nagu Kristal hästi palju räägib ka, et meis igas ühes on oma aare sees olemas. Me lihtsalt peame selle üles leidma. Et kuidas leida seda üles? Mina usun, et see on vaikuses. Et kõik need veebiseminarid, kõik need raamatud, mis me loeme enesearengu jaoks, on ju väga head. Need on absoluutselt rikastavad. Nad on teooria. Aga see praktika, mis sinust seestpoolt väljapoole kiirgub, ma usun, et see tuleb läbi enda tunnetamise, enda aus olemise
ja vaikuses olemise. Ehk siis mida rohkem sa oled endaga vaikuses, seda rohkem sa hakkad tõdema, missugune on sinu enda tõde, missugune oled sina ise, mis on sinu tõekspidamised, mis on sinu visioon elus. Et see, et mina näiteks räägin ühte ja mina ütlen, et minu jaoks on oluline üks või teine või kolmas aspekt elus, see ei pruugi üldse sinuga resoneerida. Ja mida sa siis selleks peaksid tegema, et täna kohe tunda enda õnnetunnet ja elada seda õnnelikku elu? Ja ma ütlen lihtsalt mõned komponendid, mis võib-olla viivad sind kaasa lihtsalt õnnelikkusele, on tänulikkus, unistamine, visualiseerimine ja määra ära, missugused on sinu väärtused. Mis on siis need väärtused, mida sa päriselt ka tahad elada, tahad tunnetada ja tahad teistega jagada. Ehk siis minu 10 minutit sai täis, selline kiire vuristamine, ma loodan, et keegi sai sellest midagi võtta. Ehk siis need on minu läbi tunnetamised, läbi enda kogemuste. Ja ma usun, et see baasvundament, kui võttes jällegi lahti, siis see on üks olulisemaid komponente, et sealt algab ka tegelikult see tee ja lihtsalt need inimesed, kes tulevad minu juurde, on sügavas depressioonis, on ärevushäiretud. Nad ei näe seda, et kuidagi see baasvundament võiks neid aidata. Nad tihtipeale haaravad käed, palun andke mulle mingi ravim, et palun tehke mind kiiresti korda. Mul on peavalu, palun andke mulle see paratsetamool või ibuprofeen või migreeni erinevad ravimid. Aga see on lihtsalt lihtne variant, see on lihtne viis ja tegelikult see algpõhjust ikkagi ei ravi. Ja algpõhjus on see baasvundament, meie enda stressitase ja meie endaga aus olemine. Väga head erinevad siis punktid, mis sa siin välja tõid ja ma näen, Merilin on juba andnud ka küsimuse, et kui paljud peavalupatsiendid on valmis üldse sellisesse vestlusesse langema ja vastutust võtma, et see on väga hea küsimus, et mis sa arvad, Helina? See sõltub nüüd sellest, et kuidas mina iseendasse suhtun. Ehk siis mul on väga palju vastakaid situatsioone, ehk siis kuna ma töötan Tartu Ülikooli kliinikumis ja meil on üks peavalu meeskond, siis õnneks meie migreeniarstid, kes siis ka määravad ravimeid, aga nad teavad väga palju, kui oluline on see baasvundament, siis nad enamasti suunavad väga suures osas patsientidegi minu juurde. Aga väga paljud patsiendid ütlevad, astuvad uksest sisse, ütlevad, et ega ma täpselt ei tea, miks ma siin olen, aga minu see arst saatis mind, aga no ma ei usu, et sa mind saad aidata. Ma olen ise läbinud mitmeid koolitusi, see on motiveeriv intervjueerimine, kus ma peegeldan inimesele tagasi tema erinevaid tundeid ja sellega ma olen ikkagi, ma ütlen 95% oma patsientidest alati saanud kaasata raviprotsessi ja nad ikkagi annavad mulle väga paljusti teada ka meili teel. Nad tulevad tagasi ja nad ikkagi tavaliselt läbi vee tarvitamise, läbi vee suurendamise, juba kogu see suurendamise on nendel tulduvalt, et peavalude episoodid vähenenud. Nii et selles mõttes ütleme nii, et kõikidega on võimalik koostööd teha tegelikult. Ja mulle meeldis ka see, mis sa välja tõid, kui oluline on tegelikult tänulikkus, et nagu me teame, siis teaduslikult on ka tõestatud, et kui me oleme tänu energias või tänulikkuse energias, siis tegelikult ajul ei ole võimalik millestki muust mõelda, et sa ei saa olla üheaegselt tänulik ja samaaegselt muretseda. Et selline väga lihtne väike nipp ja kõik need muud asjad, mis sa siin välja tõid, hästi olulised, need baasvundamendid, ma näen ise samamoodi, et kui mina olen töötanud hästi palju aastaid intuitiivse või sellise energiacoachina, siis isegi kui me hakkame energiatega tööle, siis tegelikult ega see midagi seal suurt ära ei tee, kui ikkagi baasvundament on täiesti ligadi-logadi, et see on tegelikult kõige algus. Ja selles mõttes väga head meeldetuletused. Nii, meil on aega üheks küsimuseks veel, kas kellelgi on veel küsimust ja kui see, mis Helina nüüd jagas sulle, puudutas sind ja sobis sulle, siis pane ka siia chati, et ma näen, Merilin ütleb, aitäh Helina jagamast ja olemast ja tegemas seda, mida teed. Ja nüüd Harri küsib, kuidas reaalselt tänulikkust tunda, ma iga õhtu jagan tänulikkust, aga vahel arvan, et need lihtsalt sõnad, et kas sul on midagi selle kohta kosta? Ja, ma arvan, et tänulikkust tuleb läbi oma keha tunnetada. Meil on 5 meelt ja iseenesest me võiksime võimalikult paljusid neid siis kaasata nii kõikidesse tunnetesse, et see kohalolu ka ju. Et ma võin ka öelda, lugeda ette ja tihtipeale see ju nii kipub, et inimesed hakkavad seda tegema. Ma olen tänulik oma mehe eest, oma lapse eest, oma maja eest, aga seal ei ole mingisugust energeetilist väärtust seal taga. Ehk siis ma ütleks, et see on läbi keha tunnetamine.
et sa nagu päriselt tunnetad seda tunnet. Näiteks mina olen tänulik oma lapse eest, siis ma tunnetan seda tunnet, missuguse heldimusega ma vaatan teda või mismoodi tema annab mulle energiat, mismoodi tema vaatab mind või kuidas ta kallistab mind. See soojus, see tunne, et see tunne tekib minu sees või kui ma olen tänulik oma abikaasa armastuse eest, siis ma tunnetangi seda soojust või seda, kuidas tema armastab mind, see tunne. Väga hea point ja viie meele kaasamine on ka väga hea. Mõnikord ei olegi palju vaja, et näiteks ma kujutan ette, et samamoodi kui sa oma last kallistad ja natuke kas või tõesti nuusutad teda, siis see lapse lõhn juba ka toob selle nagu taju rohkem endasse kohale, nii et väga super. Ja Helina asjade kohta me paneme pärast ka kõik siis podcasti märkmetesse ka lingid. Helina juhib ka imelist siis kogukonda Teadlikult õnnelik mina koostöös siis Roland Tokoga siis Edu Akadeemiaga ja see on olnud väga imeline koostöö, et mul on väga hea meel, et sinu podcast oli nii populaarne ja kui me vaatame siin ka siis YouTube'is oli sinu siis video ka üks hästi palju siis kordi vaadatud video, nii et need teemad ja mis sa ka seal jagasid, teaduse tasandid ja teemad on väga olulised. Nii et soovitan kõigil ka, kes ei ole seda siis originaali veel läbi vaadanud, et uuesti vaadata ja suur aitäh sulle, Helina, ja soovime sulle head tervist ja kõike ilusat toimetamist ja loodetavasti jätkame koostööd ka tulevikus. Aitäh sulle! Ja aitäh! Järgmisena tuleb meil siis liinile meie imeline siis kuningas Andres Põhjala. Tere tulemast! Tere, Kristel! Ja suur aitäh, et oled siin olemas. Sina oled meil siis ka üks neist, kes on teinud läbi sisemise pere coachingu programmi. Sellest tuli sinu ellu palju muudatusi ja sinu podcast oligi tegelikult sinu tagasiside video sellele programmile, mis oli ka üks siin populaarsemalt vaadatuid videosid ja audiot. Ja lisaks oled sa ju ka pikka aega olnud siis Jure Pihanski transpersonaalse psühholoogia kooli Teadliku mina õpilane. Ja nüüd viimastel kuudel on sul olnud väga suured veel lisahüpped ja muutused. Kas sa mõne sõnaga räägiksid sellest ka meile siin? Ja, räägin ja tahtsin öelda, et mina olen tänulik sinu kutse eest siia podcasti ning sisemise pere programm ja elu peale seda, et minul justkui integreerusid need asjad, mida ma selle programmi jooksul siis õppisin ja läbi tegin, et hakkasin automatismist siis erinevatele pereliikmetele tähelepanu pöörama ja muutusi läbi selle enda ellu tooma. Ja peale programmi üks esimesi asju, mis minu jaoks tuli, oli see, et ma võtsin siis, oletame, et sisemise mehe otsusest teadvustasin endale, et mul on sõltuvus. Et mul oli palju erinevaid plaane elus ja mu sõltuvuseks oli alkohol. Ja see segas. Ning otsustasin ühendust võtta Sven Reiteriga Libertase kliinikust ja abi paluda. Ning sealt läksid väga suured asjad tegelikult lahti. Et alustasime seda programmi ja selle käigus tuli välja näiteks suur häbi, et selle alkoholismi tunnistamise ees. Et see häbi nagu oli halvav ja vältis minu elus rõõmuteket. Et selle ma avastasin nüüd hilisemal siis eneseanalüüsil, et kui ma olin võib-olla paar aastat juba teadvustanud endale, et minu elust puudub rõõm ja tegin erinevaid praktikaid,
ja asju, aga see rõõm kui seisund oli puudu. Ja kuna seal oli siis ikkagi seisundina ja emotsioonina ees häbi, et üks nagu välistas teise tegelikult. Ja kui ma läbi selle programmi sain, siis teadvustasin endale, et see on haigus, nagu ka kaassõltuvus põhimõtteliselt, mis on pärit meie lapsepõlvest, siis ma hakkasin julgema rääkida sellest. Ja sellest, kui ma alustasin sellest rääkimisega, hakkas nagu see koorem tasapisi nihkuma ja mu õlgadelt kaduma. Et tänaseks päevaks olen ma seda mitmes kohas avalikult väljendanud, rääkinud sellest, et asjad muutuvad tänu sellele ja ma loodan, et ma saan tagasi anda ja teistele inimestele selgitada seda, et see ei ole häbi, see on, ühesõnaga ta on ühiskonna poolt stigmatiseeritud täielikult see haigus, igasugune sõltuvus ja inimesed peidavad seda ja ei tunnista. Et see on see sõltuvuse teema. Sealt läks edasi see, et ma Kalle Hallik tegi meie koolile Erakool Teadlik mina kaassõltuvuse koolitust ja sealt ma leidsin endas tugevad kaassõltuvustunnused, mis järjekordselt ei ole häbi, aga neid ära tunda ja siis tegutseda vastavalt sellele on väga vajalik, ütleme nii. Et kaassõltuvuse peateema põhimõtteliselt on, ma ei ole väärtuslik. Ma ei ole väärtuslik sellisena, nagu ma olen. Ja see on meile pärit ka samuti lapsepõlvest. Ilmselt tõenäoliselt üks meie vanematest on mingi hetk või mitu korda öelnud, et käitu nii või teistmoodi, aga lapsele on see sõnum, et nii nagu sa oled, sa ei tohiks olla, ole teistsugune. Ja mis mu eneseanalüüs tõi välja, et minu sõltuvusse jõudmine lisaks keskkonnale, mis oli siis üsna alkoholine lapsepõlves, lisaks keskkonnale oli see, et kaassõltlane siis päästab nii-öelda teisi, ta elab kõigi teiste elu, välja arvatud enda elu, ta ei tegele enda sisemaailmaga, projitseerib kõik väljapoole. Ja sellest tekkiva ebameeldiva tunde, mis tuleb siis sellest, et ma tegelikult ei keskendu iseendale ja ma ei ole rahul eluga. Sellest tundest ma olen eluaeg põgenenud siis oma sõltuvusse. Et sõltuvus on põgenemine siis. Rahulolematus oma elukeskkonnaga, oma eluga. Et see on minu isiklik kogemus ja minu puhul niimoodi. Ning nende asjade taipamine on aidanud mul leida seda eneseväärtust, sellega tööd teha erinevatel moodustel ja see teadvustamine suuresti. Ning praeguseks hetkeks on siis väga palju erinevaid uksi minu jaoks samuti lahti läinud. Nii minu töös, et terapeudina olen ma kohe alustamas ja ka Kalle Hallik ja Sven Reiter siis Libertasest kutsusid mind enda juurde tööle sõltuvusnõustajana. Et sinna alla ilmselt käib siis nii sõltuvus kui ka kaassõltuvus, sest need minu puhul eksisteerivad mõlemad ja kogemusnõustajana on tulemused hoopis teised kui lihtsalt terapeudi juures käimine.
Kas sa võiksid öelda, sa jagasid minuga ka just hiljuti, et kui nüüd on terapeudid, kes on kohe-kohe alustamas, et hästi palju ebakindlust on, et mis on niisugused need esmased asjad, mis nad saaksid nagu teha, et käivitada, et seal on paljud jooksevadki lihtsalt kinni, et nagu niisugune väike ringtee tekib ja ei saagi sealt välja, et mis oleks niisugused esmased asjad, mis lükkaks neid nagu siis tegutsema ja sealt edasi liikuma? Terapeudid. Need on ennekõike satuvad terapeutideks ja sellisteks teistega tegelejateks inimesed, kellel siis eksisteerib kaassõltuvus ühel või teisel moel. Ja see kaassõltuvus, nagu ma ütlesin, seostub eneseväärtusega, kas ma olen piisav ning kui see terapeut, ongi see raskus on ka seal alustamisel, kas ma olen piisav, et kui ta teeb endale selgeks, mis asi on kaassõltuvus, kuidas see on temas olemas, siis on tal võimalus ka leida see väärtusetusega tegelemise koht ja sealt edasi liikuda. Mõtlen, kas ma lähen liiga keeruliseks nüüd. Et ma tunnen, et minu puhul see toimis. Et see teadvustamine siis esimene samm on. Teadvustasin, et mul on kaassõltuvus ja seeläbi saan oma eneseväärtust tõsta sellisena, nagu ma olen. Kahtlused, kõhklused lähevad ära ja ka terapeudina töötades üks hetk on väga suur oht läbi põleda, kui sa jätkuvalt tahad ainult teisi päästa. Ja see töö on ilmselt keeruline. Et ma võib-olla kunagi jagan täpsemalt, kui ma olen seda tööd rohkem teinud, aga see võiks olla küll. Ja üks asi veel, mis sa jagasid minuga, oli just ka see, et just tegutsemine, et see ajal ei tea, kuidas need asjad tulevad, et kui tavaterapeut võib-olla ongi alustab sellest, et oi, et mul pole ruume või mul pole seda või teist, aga ongi, et kas või näiteks mina ka alustasin oma terapeudi tööd hoopiski vabatahtlike keskuses, seal anti mulle ruumid ja seal ma sain hakata tegelema ja sealt juba järgmised asjad, järgmised kontaktid ja võimalused hakkasid ennast looma. Et mitte jääda nagu nende vabanduste taha kinni, vaid ka ikkagi tegutseda, et Eestis on meil see vanasõda, et tark ei torma, mina ütlen, et tark tegutseb, et kui hakata tegutsema, siis need asjad lähevad ka liikuma. No, need on vabandused kõik ju. Et just. Ei ole seda ja teist ja need on head põhjused, miks mitte teha. Muretseda endale tugisüsteem teadlikult, suhelda, näidata ennast erinevas meedias, et ilmselt see toetab kõik seda alustamist ja klientide saamist. Et mis siin muud Hakka aga pihta. Hakka pihta. Kui on võib-olla tunne, et ma arutasin juurega seda hiljuti, et kui ma ei oska kui mul tuleb teismeline või kui tuleb mul ema oma mingite probleemidega või isa, et kui ma kinni jooksen, panna ennast, tegelikult me kõik oleme kogenud mingil moel ja siis minna enda kogemusse, et kuidas minu jaoks on sel ajal olnud, ma olen teismeline olnud. Mõni terapeut, mina isiklikult ei ole lapsevanem, aga kes on lapsevanemad, et nad saavad ennast asetada kliendi kingadesse, et empaatia. Ja see aitab kindlasti nendest plokkidest ka läbi tulla, mis võivad alguses esile tulla rohkem. Väga hea. Nüüd Margit küsis siin, et kuidas kaassõltlase rollist välja tulla, et mis sina soovitaksid? Kaassõltlane on ohver, on ka süüdistaja mõnevõrra ja päästja. Okei, tal vahel tulevad need rollid, kuidas sealt välja tulla, ongi teadvustamine. Enda tegevuse pidev teadvustamine, kas või see päästma minemine.
üks parim lause selle kohta võib-olla on see, et kui sa nüüd lähed parasjagu, tegeled mingi teise inimese asjaga, kas oma lähedase isiklike asjadega, sekkud pidevalt kuhugi sellisesse kohta või tööalaselt või mõni probleem esineb ja siis sa tormad seda lahendama, nagu kaassõltlane lahendab oma näiteks alkohoolikust või narkomaanist, mis iganes elukaaslase muresid ja keskendub tema asjadele. Et siis küsida endalt, et kas see on minu teema, et kelle probleem see on. Tööalaselt on mind väga palju aidanud, et kelle probleem see on, kas ma praegu sekkun, kas see on töötaja või minu tööandja või meie probleem ja siis edasi vaadata. Et siit jääb üle lõpuks, kui suudad leida selle probleemi koha ülesse, et kas see on ikka minu asi ja kas ma peaksin sekkuma. Lõpuks jääb tohutu palju energiat lihtsalt alles, aega, energiat, kõike. Mis ma ise olen tähele pannud, on see, et kui me oleme kas siis kaassõltlase rollis või ütleme üldse igasugused sõltuvuse teemad, seal on üks hästi oluline element on valetamine. Ja siis minnes tagasi ka Helina teema juurde, et ongi see aus olemine enda suhtes ja siis tulevad need väikesed valed, mis siis vaikselt hakkavad kasvama lumepallideks ja sealt tekib lihtsalt protsess, dünaamika, kus enam nagu pidurit panna ei saa, sest üks asi viib teiseni. Et siin ka võib-olla nagu teadvustadagi seda, et ma enam ei valeta, ma enam ei sahkerda, ma enam ei vingerda. Et see on ka üks hästi oluline osa. Teadvustada seda, aga teinekord on maru raske üldse märgata, et ma valetan või ma ei peagi seda valetamiseks üldse. Et selle teadvustamise väga hea tööriist on selline asi nagu näiteks tunde- ja mõttepäevik. Et tavaline ruuduline jooneline vihik, kuhu igapäevaselt võiks kirjutada üles siis, mis emotsioon näiteks päeva jooksul üles on tulnud. Viha, kurbus, rõõm, mis iganes. Ja sinna juurde pisut, et mis see nagu taust oli sellel siis. Ja teha nädala lõpus näiteks ülevaade sellest, analüüsida seda, sest need emotsioonid korduvad teatud situatsioonides. Ja mul tuli, mingi asi hakkab kerima. Ja siis ma nagu saan ära teadvustada ta, kui ma näen teda. Nad võib tundevärelus olla täiesti, et ta ei pruugi väga tugev ja selline laastav tunne olla. Et aga tundevärelus ja igapäevaselt hakata kirja panema, see aitab teadvustada ja üles leida need kohad, kust siis nii-öelda välja astuda otseselt. Et see on võimalus kaassõltuvusest ka üks tööriist. Väga hea. Aga see on ka see tegutsemise koht, et hakka tegema, vastasel juhul ei toimi. Just. Ja siin üks asi võib-olla veel, mis ka meelde tuletada, et ka sinu puhul on ju, et selles protsessis on hästi huvitavad kaks olulist elementi. Üks on see endal jõuda sellele tasandile siis sõltlasena, kus sa tõesti otsustad samamoodi, et okei, nüüd mul on vaja siis tekitada see pöördepunkt. Ja esiteks ongi siis see otsus, et okei, ma olen selles punktis, kas ma olen siis seal kuristiku põhjas, näoli asfaldil, mis iganes. Ja teine punkt ongi see, et okei, nüüd mul on vaja abi. Ja sageli ongi, et kaassõltlane ise sellest august välja saada on põhimõtteliselt üsna võimatu. Et siis on meil vaja minna sellesse haavatavasse energiasse, olla valmis küsima ja leidma need inimesed ja tavaliselt selleks ajaks on juba universum meie teel ka mitmeid inimesi nii-öelda suunanud, et nii nagu ka sinu puhul ma tutvustasin sulle Sveni päris pikka aega juba enne, aga sul oli vaja seda momenti, kus sul tekkis see, et okei, nüüd ma olen valmis. Ja see on võib-olla ka see, kuidas paljud inimesed, kes kaassõltlased on suhetes või nii edasi, me hakkame pushima seda teist inimest liiga palju ja sealt ei tule head nahka, et see inimene peab ise jõudma selle hetkeni ja siis küsima abi. Jah, sõltlasena ma ei saa öelda, et ma oleksin tundnud, et ma nüüd olen valmis. Ma tundsin, et nii enam edasi ei saa lihtsalt. Ja see on ka väga hea hetk. Ja abi küsimine. See on kindlasti väga paljudele suureks
raskuseks ja nii kaassõltlasele üldse taibata, et ta kaassõltlane on, kui sõltlasele tunnistada, aga abiga oli nii, et mina püüdsin ka, et ma saan ise hakkama, et see ei ole probleem. Et elu põhimõtteliselt toimib ja on mingid probleemid, aga küll hakkama saab. Aga mingi hetk, kui ma kaotasin, see röövib usalduse enda vastu, sõltuvus eriti. Et kui mõtled, et ei võta, aga sõltuvus on tugevam ja ikkagi võtad, siis see usaldus päevalt nagu kaob ja sealt jääb, ma ei tea, inimare jääb järgi lõpuks, et mitte miski enam ei õnnestu ega ei ole võimalik teha. Et abi küsimine on ülioluline. Terapeudi sõpradega on teinekord alguses raske rääkida. Kaassõltuvusprogramm on ka Libertase kliinikus olemas. Seal on väga palju inimesi käib, nad on regulaarsed käijad. Minu sõltuvusprogrammis on grupp, kes käib koos, samamoodi on ka kaassõltuvuses ja väga lahedad inimesed on seal koos, et seal ma ei ole kindel, kuidas AA-s see asi käib, ma ei ole seal käinud, ma huvi pärast üsna pea ilmselt lähen vaatama. Aga minu grupis on ülilahedad mehed ja naised koos, on firmajuhid, ettevõtjad, on töötajad, et me kõik saame väga hästi läbi, intelligentsed vestlused ja kõik saavad nagu nii-öelda miniteraapia iga kord, kui nad seal käivad. Ning lahkuvad sellises väga tõstetus meeleolus, et ja ootavad tihtilugu juba uut nädalat, et millal uuesti kokku saada ja suhestuda seal. Ja see on väga eriline ka ajastus, et täna just tuli meil siis boonusepisoodina välja ka Sven-Erik Reiteriga siis podcast, kus nendest teemadest veel sügavuti siis rääkisime ja podcastiga kaasas on siis ka imeline kingitus, kus inimesed saavad teha siis Libertase kliiniku poolt välja töödeldud kaassõltuvuse testi, mis on siis podcasti märkmetes olemas ja seal allpool on veel ka siis täiskasvanud alkohoolikute laste siis väike test, mida saab ka teha. Nii et selline täielik massteema Eestis eriti, ma usun, puudutab paljusid inimesi. Ja suur aitäh sulle, armas Andres, ja me paneme ka sinu info siia siis märkmetesse alla, et kui inimesed soovivad selle teema kohta rohkem teada või küsida, et siis saavad sinuga ühendust ja kes siin täna meil siis kuuldel olid, et kui see teema siin puudutas, kindlasti pane ka chati, et mis seis on ja praegu vaatan Ketlin, kes on siin kohe valmis järgmisena liinile tulema, ütleki, et aitäh, Andres, väga puudutas ja Helina ka, et aitäh, väga aus ja südamest tulev jagamine ja seda eriti, et see jagamine tuli mehelt, et mul on väga-väga hea meel, et sa said tulla täna ja jagada oma lugu ja samas olla kohal ka siis toetada seda suurt naisteväge, mis siin on meil. Aitäh sulle! Aitäh! Aloha, armas Ketlin Ingel. Aloha, tere õhtust kõigile. Ja sina oled siin ka olnud meil üks väga populaarne külaline esineja ja üks asi, millega inimesed hästi palju andsid tagasisidet, oli just siis sinu imeline südamemeditatsioon, mis oli siis kingitusena kaasas ja ma ise tegin ka selle läbi, et väga selline sügav lahe võimalus. Ja sinuga oli siis meil koguni isegi 2 episoodi ja rääkisime elust, suhetest, tunnetest, kõigest, aga täna on sul veelgi põnevamad teemad, et mis sul täna siis varrukast jagada on meile? Jaa, aitäh kõigepealt Kristel kutsumast ja on nii tore olla siin nähes tuttavamaid ja täitsa võõraid nägusid enda jaoks. Ja vahepeal on natukene aega mööda läinud ja mina olen vahepeal jõudnud enda jaoks siis selliste, kuidas ma siis ütlen, nagu uute teemadeni või olles otsimas iseenda
teemadele tervendust või lahendust, mis kõikidel meil on midagi, mida me justkui lahendame või soovime selgust saada. Ja tänase teema, millest mina natukene tahan rääkida kõikidele, kes on kohal ja kes ka järgi kuulavad seda podcasti, on meie suguvõsa ja perekonna siis tähtsus meie elus. Ja võib-olla natukene öeldakse, et mis seal minevikus sorkida või mida me vaatame sinna kaugele minevikku kuhugi selja taha, et las seal oli, mis seal oli. Kui me teame natukene rohkem sellest, mis on toimunud meie suguvõsas ja milline on meie päritolu pere minevik, siis see võib tihtipeale tuua meile sellistesse olukordadesse lahendusi, mida me võib-olla ei ole osanud ära lahendada ja millele me ei ole oma eluteekonnal veel lahendust leidnud. Ja valdkond, kus ma siis täna õpipoisi staatuses küll olen, aga julgen juba natukene rääkima ka tulla, on tegelikult perekonstellatsioonid ja üldse konstellatsiooni meetod kui selline, mis tegeleb väga sügavalt suguvõsaliinide puhastamise ja tervendamisega selleks, et inimene, kes siis seda meetodit enda tervendamiseks kasutab, et tema saaks siin ja praegu paremini elada. Et sul oleks siin ja praegu hea ja parem olla. Kuna meie suguvõsa on tegelikult meie jaoks energiaressurss, ehk siis väga võimalik, et me iga päev ei mõtle selle peale, et inimesed, kes on olnud enne meid, kes on tänaseks hetkeks siit sellest elust juba lahkunud, võiksid olla meie jaoks olulised toetajad läbi energeetika ehk läbi energiate. Ja me oleme tegelikult seotud kõigega, me oleme seotud kõigiga, kes tulid enne meid. Ehk siis kõik, kes on olnud siin selles elus enne sind, sul tegelikult energeetiliselt kõikidega seotud. Need inimesed elavad justkui sinus tänasel päeval edasi, kes on sinu suguvõsas, aga kes siit ilmast justkui juba on lahkunud või nad on ka olemas, nad on elus, aga nad on võib-olla väga vanad näiteks. Aga sina kannad justkui nende energiaid endasse edasi. Ja üks oluline osa kõige selle juures on omaenda vanematega, suhted vanematega. Ja kuna minu elus siis mõned kuud peale seda, kui me Kristeliga seda podcasti salvestasime, juhtus üks äkiline ja kurb, selles mõttes äkiline ja kurb sündmus, et mu isa lahkus väga ootamatult siit sellest elust. Ja teemad, kuhu mina olin jõudnud, viisid mind järjest lähemale minu vanematele. Ja ma päriselt, ma lootsin, et ma ei pea sinna mitte kunagi enam vaatama. Et see seljatagune või lapsepõlv ja teismiga ei olnud väga roosiline ja väga äge. Aga see isa surm tegelikult tõstis pinnale või tõi nii lähedale selle, kui oluline on see, et me võtame oma vanemad vastu sellistena, nagu nad on. Ja miks see meie jaoks on oluline või miks see minu jaoks oli oluline, siis me oleme pool emast ja pool isast. Ja oma esimesel konstellatsiooni õpingute päeval ütles meie õpetaja ühe lause ja see lause lõi mulle nagu suure panniga vastu pead, niimoodi, et mul kumises pea, ma arvan, nagu kogu selle ülejäänud koolipäeva. Ja see lause oli see, et kui sa ei võta oma vanemaid vastu, siis sa tegelikult ei võta vastu iseennast. Ehk et just kui iga kord, kui sa vaatad oma ema või isa ja kritiseerid neid, siis sa tegelikult kritiseerid mingit osa iseendast. Ja vanemate vastuvõtmine on üks esimesi asju, millega mina ise siis oma praktika käigus juba praegu tasakesi inimestega, kes minu juurde jõuavad, tegelen. Ehk et see on justkui esimene väike samm, mida me astume kliendiga. Ehk et me hakkame vaatama üldse ükskõik, mis teemaga ta võib kohale jõuda, siis me vaatame, et milline on tema suhe vanematega,
kus tema vanemad tema suhtes asuvad, et kas need vanemad asuvad toetaval positsioonil või asuvad nad kuskil sellise koha peal, kus nad on justkui energeetiliselt meil ees. Ehk et neid nii-öelda konstellatsiooni meetodeid on erinevaid, et on sellised grupitööd, kus meil on justkui siis asendajad või esindajad nagu näitlejad, kes loovad selle pildi sellest perekonnast, aga on ka privaatsessioonid, kus siis ongi ainult konstellöör ja klient ja seal siis nii-öelda pannakse see pilt perekonnast kas pisikeste nukkude või lapikeste või padjakestega paika ja hakatakse vaatama, et kuidas sellel kliendil on need suhted tema vanematega. Et see oli selline minu jaoks hästi sügavalt ja tugevalt puudutav, et tegelikult miks ma üldse valisin seda teemat sügavuti õppida, et just minu enda selline hetk sellest, kus ma sain aru, et ükskõik millised mu ema ja isa on olnud, ükskõik millised elu nad on elanud ja milliseid valikuid nad on selles elus teinud, siis nii-öelda minul endal läheb lihtsamaks, kui ma võtan nad vastu sellistena, nagu nad on, kõigega, vigadega, veidrustega, heade omadustega. Ja see kuidagi väga palju lõi mulle kergust ellu. Ja minu enda võib-olla üks selline minu enda isiklik koolitööde käigus tehtud konstellatsioon oli just siis seotud armastuse tundega, sest ma läksin teraapiasse või nii-öelda sellesse praktikatundi ja minu kord oli justkui olla klient. Ja ma istusin sinna nii-öelda klienditooli ja ütlesin, et ma tegelikult ei tea, mis armastus on. Et ma ei ole kindel, et ma oleksin üldse armastuse tunnet, sügavat armastuse tunnet kogenud. Ja see töö tegelikult minu jaoks koosneski ema ja isa vastuvõtmisest ja nende paigutamisest justkui oma selja taha ehk et ressursist, kust ma saaksin eluenergiat. Ja selle protsessi käigus, kui see läbi oli, siis nii-öelda konstellöör tuli minu juurde ja ütles, et Ketlin, kas sul mees on? Ma ütlesin, et on. Kas sa oled abielus? Ma ütlesin, et ei ole abielus. Ja ta vaatab mulle otsa ja ütleb, et aga sa tead ju, et nüüd sinu suhe sinu mehega muutub. Ja mina kõnnin koju sealt praktika õhtult ja mõtlen, et okei, mis seal siis ikka, et hoolimata sellest, et tundub, et me oleme justkui teineteise jaoks loodud, aga et midagi on siin pikalt vahel olnud, et ilmselt see suhe siis ikkagi jookseb karile. Et oli ilus, tore oli seal Kristeli podcastis rääkida, kuidas ma oma kuninga olen leidnud, aga et ju see siis nüüd läheb metsa. Ja see oli jaanuari lõpus. Ja see suhe ei läinud metsa, vaid see suhe purjetas hoopis kuu aja pärast sellisesse kohta, et ma olen täna kihlatud selle sama mehega, ja ma sain hästi tugevalt aru, et kui palju selles loos oli just nimelt seda sama protsessi, mille ma läbi tegin, et kuidas ma nii-öelda oma ema ja isa seal protsessi käigus vastu võtsin ja kuidas ma pääsesin rohkem pärast seda ligi üldse armastuse tundele. Ehk et ma täna kogen seda, et ma saan aru, et minus on armastust, ma suudan oma südant lahti teha ja ma tunnen, et minu kõrval olev inimene, minu mees armastab mind. Ehk et see tunne jõuab täna minuni, et see müür on eest justkui lahti tehtud. Ja oma suguvõsa või perekonna loo teadmise olulisus on just nimelt see, et kui minna nendesse protsessidesse, kui minna kui valida seda konstellatsiooni tööd, siis tihtipeale inimesed tulevad, nad ei tea mitte midagi ja siis me justkui natuke justkui energiate pealt loeme, et mis võis seal minevikus juhtuda, aga mida rohkem sa tead, seda kiirem ja kergem on neid konstellatsiooni protsesse justkui läbi teha, kuigi saavad tulla ka inimesed, kes tegelikult ei tea mitte midagi. Et sul ei ole, sa ei tea midagi, et see ei tähenda seda, et sa ei saaks tulla või osaleda sellises töötoas, aga tihti on väga palju kergem leida lahendusi, kui sa tead, mis su selja taga on juhtunud. Et
ja nagu ka Helina ütles ja nagu Andres ütles, et need teemad, millest meid on kutsutud rääkima, on suured, sügavad ja ka mina oleksin valmis ilmselt samamoodi rääkima sellest lõputult, aga Ja, minu 10 minutit on otsas. Ja, ma tahan lihtsalt tänada, et sa selle teema võtsid nagu fookusesse ja meil on ka siin üks küsimus tulnud, kohe jõuame selleni ka, aga ma tahan ka kommenteerida, et mina olen selle teemaga ka hästi sügavuti tegelenud ja nüüd kujutada just ette, et kui näiteks nagu minu puhul, minu vanemad olid alkohoolikud, et et kuidas saab üldse armastada või vastu võtta alkohoolikut, et see ongi nagu, et issand, nad olid nii pahad ja mis kõik sellest tuli ja mõtled, kui palju ma kannatasin ja nii edasi. Aga just jõudagi selle tasandini, et vau, et ma ise vaimuna valisin sellised vanemad, et saaks sellise kogemuse, et minust saaks see tugev naine, et minust saaks ka, siis ma saaks need kogemused, et seal on alati kingitused selles protsessis, et isegi kui me võib-olla ei teadvusta seda või ei tea, et see on alati see jumalikkus seal nii-öelda selle tausta taga ja see on väga oluline moment, et minul ka isa suri 2011 ja siis samamoodi see protsess, mis ma sealt nagu läbi tegin, isa suri mul vähki, nii siis kopsuvähki kui maksavähki ja nädal ajaga põhimõtteliselt suri, et nagu nii kiiresti asi käis, et siis need protsessid ka sealt, et see on nagu väga oluline teema ja aitäh, et sa seda jagad, et see on väga super. Nüüd meil on selline küsimus tulnud, et kui pereliige, kellelt tahaks teada minevikus toimunu kohta, keeldub kiivalt jagamast, mis siis edasi? Kui me läheme konstellatsiooni, siis me läheme alati lahendama oma enda lugu. Ja kui meil on keegi, kes siis me läheme küsima midagi ja me ei saa teada, siis mina julgen soovitada oma enda looga ikka konstellatsiooni meetodi poole pöörduda lihtsalt sellepärast, et saladused tulevad alati konstellatsiooni väljas välja. Need ei jää mitte kunagi seal peidetuks. Ehk et kui sinul endal on mingisugune teema või küsimus üleval, siis see, et sa ei ole kellegilt vastust saanud, ei ole üldse põhjus, et jätta enda teema lahendamata. Et kindlasti tasub pöörduda ja tasub siis võib-olla minna kaasa ka selle taotlusega, et saladus, mis on peidetud või see teema, mida ei taheta puudutada, et see saaks ilmsiks seal välja peal. Sest et oma enda küll väga lühikese praktika jooksul ma olen näinud väga huvitavaid ja väga suuri saladusi välja tulemas, millest inimesed ei ole teadlikud olnud või mida ei ole tahetud jagada, sest et süsteem tihtipeale ehk siis peresüsteem, ta tihtipeale hoiab ka asju varjul, kui meil ongi mingisugused sellised valgust kartvad teemad. Et oma asjadega tasub kindlasti tegeleda, kas see pereliige rääkis, ei rääkinud ja võib juhtuda, et välja peal või töös tulevad asjad saavad nähtavale. Ja, et see vaimu energias on need asjad alati olemas ja seal ei ole, ongi nagu sa ütled, varjata ei saa, et see info, kui tal on vaja, ta tuleb välja. Ja kui on väga hea konstellöör, et mul sattus isegi nii, et ma seal Kirna mõisas, Maire Taska vist on Eesti üks esikonstellöör, temaga nagu läbi teha ja sealt ka nagu aru saada, näiteks ka minu puhul vanemate alkoholism on üks põhjus, miks mina hakkasin tegelema veeteraapiaga, sest alkohol on vedelik. Ja nüüd, kui ma tegelen veeteraapiaga, ma saan aidata inimesi läbi vedeliku tervendamise nende kehas olemises. Ja see oli täielik siuke nagu pirn läks põlema, et oh my god, et ma pole selliselt nagu mõelnudki selle peale. Seal võib neid pirne minna põlema veel ja veel, et kuidas need asjad välja tulevad. Ja just, et see on väga-väga põnev teema. Ja siin chatis ka kõik elavad kaasa, et väga põnev teema, keegi soovitas siin samamoodi ja Marit on huvitatud tulemisest konstellatsioonile, et kas on see võimalik, et siis me paneme sinu info siia märkmetesse alla ja kas sa
teed mingeid koolitusi ja grupikonstellatsioone ka või ma kuidas sellega? teen konstellatsioonimeetodi tutvustuspäevi ja juba vaikselt harjutan ka grupimeetodit, et see nii-öelda meil käib nii-öelda õppimine ja praktika hästi tugevalt paralleelis, et Tartus on toimunud juba tutvustuspäev ja Tallinnas on tulemas üks tutvustuspäev ja kuna see meetod tõesti nii tohutult mind ennast kõnetab, et siis ma liigun järjest selle poole, et hakkavad nii-öelda need töötoad siis toimuma rohkem ja avalikumalt, et praegu mul on võib-olla sellised väikesed oma inimestest koosnevad testgrupikesed, kellega ma neid nii-öelda läbi mängin ja proovin, aga liigun sinna suunda ise. Ja kui on soovi mõne teise nii-öelda praktiseeriva ja pikalt toimetanud konstellööri poole pöörduda, et siis minu käest võib saada ka paari head nime, keda ma julgen soovitada, et kellega mul on endaga isiklik kontakt või kogemus. Et seal peab inimene hästi meeldima, et sinna ühtegi teraapiasse ei saa minna ja et see terapeut või toetaja sulle kuidagi ebasümpaatne on, et tasub kindlasti neid inimesi vaadata ja testida. Ja väga oluline info, sest kui inimesel on vastupanu, siis ongi energia. Siis ei saa midagi. Just, et ma ise kogen seda ka väga sageli. Nüüd üks küsimus on veel, et kas veebis on ka konstellatsiooni võimalik teha, et siin ma siis arvan, on see üks-ühele konstellatsiooni. Tehakse ja eelmisel nädalal tegin oma esimese üks-ühele veebi konstellatsiooni ja tagasiside oli... Ütleme, siis jõudsime sellise teemani, kuhu klient arvas, et me ei jõua ja tulemus oli väga äge ja väga võimas. Ja mina elan maailmas, kus ma arvan, et kõik on energia, mis tähendab seda, et piire ei ole olemas. Mina samamoodi ja just. Ja üks asi, mis ma siia võib-olla lõpetuseks ka tooksin, ongi see, et kui meie tegeleme enda siis suguvõsa või siis ka nende mustrite või saladuste avastamisega, me tegelikult teeme ka koheselt kingituse vähemalt 7 järgnevale põlvele, kui mitte isegi rohkemale. Ehk siis me murrame ära need mustrid või võtame välja siis need kaikad kodaratest, mis on tagasi hoidnud meid ennast, kui siis ka tulevasi põlvi. Ja meil on konstellatsiooni meetodis üks imeline lause, et kui sina lähed väljale tööd tegema ja muudad midagi ära, siis süsteem aplodeerib sulle. Ehk et süsteem on tänulik selle eest, mis sa tegid. Just, nii et super, nii et suur aitäh sulle. Aitäh kõigile, aitäh Kristel. Ja olen põnevil, mis veel võimalik on tulevikus. Nii et aitäh sulle. Aitäh. Nii. Tänase saatekülalisega jätkus juttu kauemaks, nii et vaata kindlasti järgmist episoodi, mis ülesse tuleb ja naudi täie rauaga. Ja nagu ikka, alati pane like ja kommentaarid, jaga oma siis erinevatel platvormidel ja kui sul on soovitusi või soove kaasa elada või loomisel kaasa aidata, siis anna kindlasti teada. Kõige paremat, palju alohat ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Mahalo!